Nõukogude Liidu liider Juri Andropov. Tema kohta on ikka öeldud, et ta on olnud Nõukogude Liidu liidritest kõige salapärasem, kõige vastuolulisem ja kõige mõistatuslikum. Aga kas see ikka oli nii? Loodame, et saate vaatamise järel on märgatavalt selgem, mis mees siis ikkagi oli Juri Andropov. 15 pikka aastat 1967–82 oli Juri Andropov Nõukogude Liidu KGB esimees ja ajaloolaste väitel oli ta 1982. aastaks ainus mees maailmas, kes oli tõusnud riigijuhiks salapolitsei juhi kohalt. Mõni aeg hiljem kordasid seda saavutust Iisraeli president Haim Herzog ja USA president George Bush vanem. Ikka on Juri Andropovit nimetatud Nõukogude võimu üksildaseks vinksiks, kuna ta ei sõitnud parteijuhiks saades mööda riiki ringi. Seda ei oleks lubanud ka tema kehv tervis ja kõnesidki pidas Andropov harva. Isegi paljud tema alluvad KGB-s ei kohtunud temaga näost näkku. Juri Andropov oli 15 aastat KGB esimees 1967–82 ja Gruusia parteiliider ja tulevane president Eduard Shevardnadze on öelnud niimoodi, et talle olevat kunagi Andropov öelnud, et korra loomise osas on Jossif Stalinilt palju õppida. Andropov riietus alati ühtemoodi, tal oli seljas pikk must palitu nii sügisel kui ka talvel. Tume ülikond, alati oli tal peas tume hall kaabu, isegi suvel kuuma ilmaga. Andropovit on nimetatud suureks distsiplineerijaks või kruvide kinnikeerajaks, kuna ta proovis vabaneda Nõukogude Liitu tabanud sotsiaalmajanduslikust kriisist karmi korra ja jäiga distsipliini abil. Distsipliini hakati nõudma nii juhtidelt kui ka töölistelt. Andis Andropov miilitsale käsu korraldada haaranguid kinodes, saunades, kohvikutes ja kauplustes ning kontrollida seal liikuvate inimeste dokumente. Andropov püüdis tabada töö ajal ringi hulkuvaid inimesi. Kui ikka ja jälle on arvatud, et Juri Andropov plaanis suuri majandusreforme Nõukogude Liidus, siis tegelikult on öeldud, et ta kartis isegi Nõukogude omaaegse peaministri Kossõgini reforme, mis olnud tegelikult vägagi mõõdukad ja tagasihoidlikud. Seega on jõutud järeldusele, et kuidas saab siis pärast seda üldse uskuda, et Andropov, kui ta 1982 Brežnevi järel sai peasekretäriks, üldse kavatses ühiskonda tõsiselt reformida. Kui räägime Andropovi päritolust, siis oma varasemates ankeetides on kirjutanud Juri, et ta pärineb tonni kasakate hulgast. Kuid ümberkaudsed inimesed pidasid tema ema oma päritolu varjavaks juudiks ja on ikka ja jälle öeldud, et Juri Andropovi välimuses olla näha semiitlikke jooni. On kirjutatud ka muide seda, et Andropovi ema olla sündinud hoopis juudi perekonnas ja ta olevat siis lapsendatud vene perekonda. Ametlikel andmetel on Juri Andropov sündinud 15. juunil 1914, kuid tema pikaaegne abi ja hilisem KGB esimees Vladimir Krutškov on öelnud, et tegelikult olla Andropov 1 aasta noorem, ta olevat lisanud siis endale eluaasta seetõttu, et pääseda õppima tehnikumi, kus õpilastele oli siis mõeldud stipendium. Nagu siit pildiltki on näha, siis Juri Andropovil oli võrdlemisi läbitungiv silmavaade või pilk ja tema läbitungiva silmavaate kohta on öeldud niimoodi. Oli tunne, et ta teab sinu kohta kõike. Enne vestluse algust uuris Andropov vestluskaaslast oma raske ja hüpnotiseeriva pilguga, justkui andes mõista, et ta näeb sind läbi, teab, mida sa tunned ja mõtled. Tänu teravale ja läbitungivale pilgule, mida võimendasid kanged prillid, jättis Juri Andropov endast tahtejõulise ja enesekindla mulje. Kuid Andropovist põhjaliku eluloo raamatu kirjutanud Leonid Mletšin arvas, et see kõik oli tegelikult petlik. Mletšin jõuab järeldusele, et Juri Andropov oli tegelikult nõrk isiksus. Ta sõltunud teiste arvamusest, peljanud uusi olukordi ja uusi inimesi ja olnud ebakindel ning otsuste langetamisel manööverdav ja arglik. Juri Andropov jäi suhteliselt varakult orvuks. Isa suri siis, kui Juri oli 5-aastane ja ema siis, kui Juri oli 15. Ema nimi oli Jevgenia Fleckenstein ja Jevgenia isa oli
Karl Fleckenstein, kes oli pärit siis Viiburist. Selle Karli ema oli olnud rootslane. Karl ehk siis Juri vanaisa pidas Moskvas juveelipoodi ja seetõttu kutsuti KGB-s Juri Andropovit omavahel ka juveliiriks. Selle Karli isa Peeter Franz Alexander Fleckenstein on muide sündinud Kolgajaanis ehk siis Eesti territooriumil aastal 1820. Eestiga sidus Juri Andropovit peale selle fakti veel ka see, et näiteks 1966 valiti ta NSV Liidu Ülemnõukogu koosseisu just Eesti NSV-st ja ta on mitu korda ka Eestit külastanud. 1973. aasta detsembris, kui Andropov oli veel KGB esimees, siis ta külastas Eestit, et anda Eesti NSV-le üle rahvaste sõpruse orden ja Tallinnale Lenini orden. Ja muide, siis ehk siis detsembris 1973 käis ta ka vaatamas Wilhelmine Clementi nimelist Tallinna õmblustootmiskoondist. Toona oli selle asutuse direktoriks Jüri Kraft ja tema on siis meenutanud, kuidas Johannes Käbin, parteijuht, koos Andropoviga tuli seda tehast vaatama. Jüri Kraft avanud Andropovi ees kogemata vale ukse ja selle ukse taga käis vilgas ehitus, keevitamine müra saatel ja lendasid ka sädemed. Kraft ehmatas, pani ukse tagasi kinni ja vabandas toona oma kehvas vene keeles ja hakkas naerma. Juri Andropov hakkas samuti naerma. Ikka ja jälle räägitakse sellest, kelle on USA mainekas nädalaajakiri Time valinud aasta inimeseks. 1983. aastal valiti koos Ronald Reaganiga aasta inimeseks just Juri Andropov. Muide, Nõukogude Liidu riigitegelastest on Time valinud aasta inimeseks näiteks Jossif Stalini 1939 ja 1942, 1957. aastal aga sai aasta inimeseks Nikita Hruštšov ja pärast Juri Andropovit 1987 ja 1989 sai selle au osaliseks ka Mihhail Gorbatšov. Kui peasekretär Andropovi käest küsiti lähiringis, et kas on mõtet võistelda võidurelvastumises korraga kõigi arenenud maade vastu, vastas Andropov nõndamoodi. Sul on õigus, meil on raske. Kuid me pole tegelikult veel kasutusse võtnud sajandikugi nendest reservidest, mis sotsialistlikus süsteemis olemas on. Meil on palju korralagedust, sigatsemist, joomist, varastamist. Võtame selle kõik tõsiselt käsile ja ma kinnitan sulle, et jõudu meil jätkub. 1930. aastatel, ka siis, kui oli suur terror ehk aastad 1937 ja 1938, tegutses Juri Andropov komsomoli valdkonnas. Ta oli siis noor komsomoli töötaja ja ei läinud temastki mööda toonased sõjakad kõnepidamise viisid. Toome mõningaid näiteid Juri Andropovi komsomoli põlves peetud kõnedest. Rahvavaenlased, trotskistid, spioonid, diversandid üritavad pugeda igasse prakku, kasutada ära kõige nõrgemaid kohti. Ja teisest kõnest. Meie oblasti komsomoli organisatsioon oli rahvavaenlastest risustatud. Ja veel üks näide. Me puhastasime oma read rahvavaenlastest ja nende kaasajooiksikutest. Paljastasime trotskistlik, puhaarinlikud ja kodanlik natsionalistlikud lurjused. Kuigi Andropovit on ikka peetud karmi iseloomuga meheks, siis tegelikult oli ta aeg-ajalt ka romantiline ja tegutses vahepeal isegi luuletajana. Üksikuid tema värsse on Venemaal siin ja seal ikka avaldatud. Ta muide armastas ka Ilfi ja Petrovi legendaarseid romaane 12 tooli ja Kuldvasikas. Kui Andropov oli 20-aastane ehk siis aastal 1935 abiellus ta esimest korda ja tema väljavalituks oli neiu Niina ja Niina jätnud Andropovile juba algul väga sügava mulje. On säilinud üks foto, mille Andropov on kinkinud Niinale ja sellele fotole on Andropov kirjutanud romantilise läkituse, mis kõlab nii. Mälestuseks sellelt, kes sind väga õrnalt ja kirglikult armastab. Kallis, kallis, nii kauge ja alati unustamatult lähedane Niinake. Mälestuseks ammustest, pakaselistest, kuid õnneküllastest öödest. Mälestuseks igavesti säravast armastusest saadab sulle sinu huligaan Juri.
Kuid abielu ei jäänud kestma, Juri Andropovi armastus lahtus ja abielu purunes. On räägitud seda, et ka KGB esimehena tegutsedes polnud Juri Andropov pika vihaga inimene. Ta ei üritanud mitte kuidagi kätte maksta nendele isikutele, kes talle nooruses olid karjääriredelil kaikaid kodarasse loopinud. Ikka ja jälle on räägitud sellest, et Andropovi KGB esimeheks oleku ajal hakati teisiti mõtlejaid ehk dissidente sulgema hullumajadesse. Julgeolekuameti polkovnik Mihhail Ljubimov kuulnud kord Andropovi sõnu oma alluvatele. Seltsimehed, peaaegu kõik dissidendid on haiged inimesed. 29. aprill 1969 saatis Andropov partei keskkomiteele ettepaneku kasutada psühhiaatriat võitluseks dissidentidega. Kui Juri Andropov töötas 15 aastat KGB esimehena, siis tema igapäevane töögraafik oli küll väga tihe. Ta tuli tööle kell 9 hommikul ja lahkus õhtul kell 9. Päeval puhkas ta ainult 1 tunni. Laupäeviti oli Andropov tööl 11-st 6-ni ja isegi pühapäeval tuli ta paariks tunniks tööle. Ja on öeldud seda, et aastate jooksul oli Andropovi ainuke meelelahutus õhtune jalutuskäik. Ta proovis igatepidi siis ikka 10 000 sammu päevas kokku saada, nii nagu arstid olla soovitanud. Laialt on teada fakt, et Andropovi lühikese võimu all hakkas miilits korraldama suuremates linnades haaranguid ja kontrollima inimeste dokumente ja küsima, et miks nad töö ajal tööd ei tee. Kord rääkinud Juri Andropov distsipliinist ja öelnud pahaselt: Moskvas hulguvad päevasel ajal ringi 1000 loodrid. Andropovi ajal toimunud kuulsate haarangute kohta, kus miilitsad küsisid inimeste käest, miks nad tööl ei ole päevasel ajal, siis Andropovi poeg on meenutanud ühes intervjuus sellist asja, et kui tema olla Välisministeeriumis töötanud, astus ta kord ühte gastronoomi ehk suure toidukaupluse uksest sisse. Selle toidukaupluse nimi oli Smolensk ja siis ta nägi, kuidas miilits püüdis õnnetuid naisi kinni, kes tollase toiduainete defitsiidi tõttu lõuna ajal poodi jooksid, et midagigi hankida. Ta rääkis sellest isale. Andropov helistanud kohe siseminister Fedortšukil ja öelnud, miks me küll õilsa asjaga tegeledes oleme jälle opričnikeks muutunud. Juri Andropov oli pikka aega 1967–82, 15 aastat KGB esimees ja on öeldud seda, et toona ei kuulatud pealt mitte ainult telefone, vaid eritehnika abil teadis KGB kõike, mida räägiti valitsus- ja parteijuhtide kodudes ja suvilates. Ühes vestluses olla Juri Andropov öelnud nõndamoodi. Telefonikõnede ja vestluste pealtkuulamisega tegelevad mul peamiselt noored tüdrukud. Neil on tihti väga raske kuulata seda, mida inimesed kodudes teevad ja räägivad. Sest pealtkuulamine käib ju kogu ööpäev. Eks igaüks võib ise arvata, mida need näitsikud vahel seal pealt kuulasid. 20. detsembril 1980 kandis toonane KGB esimees Juri Andropov partei keskkomiteele ette, et mõned Moskva üliõpilased kavatsevad korraldada miitingu Beatlesite liikme John Lennoni mälestuseks. Lennon oli siis maha lastud mõni aeg varem. Sellel plaanil polnud mitte midagi pistmist poliitikaga, kuid nagu igasuguste sanktsioneerimata ürituste puhul peeti ka seda Nõukogude võimule ohtlikuks. Andropov teatas poliitbüroole, et ta võtab tarvitusele abinõud selle asja algatajate väljaselgitamiseks ja kontrollib sündmuste arengut. Laialt on teada fakt, et 1956. aasta Ungari ülestõusu ajal oli Nõukogude Liidu suursaadik Ungaris just Juri Andropov. Ta oli nimetatud sinna suursaadikuks 1954. aasta juunis, kuid äärepealt oleks ajalugu läinud niimoodi, et Andropov oleks läinud hoopis suursaadikuks Taani, kuid mingil põhjusel see siiski langes ära. Ja Ungari ülestõusu käigus saadud kogemused olevat Andropovit terve elu mõjutanud. Tal tekkis hirm rahva hulkade stihia ees ja kogu Ungaris toimunud sündmustik jättis talle oma mõju elu lõpuni. Kas teie kuulute nende püsivaatajate hulka, kes pole veel tellinuppu vajutanud? Kanali tellimisega ei kaasne mingeid kohustusi ja see on tasuta. Seega aidake meil astuda sammuke lähemale eesmärgi täitumisele.
10 000 tellija kokkusaamisele. Aitüma toetuse eest! Võrreldes oma eelkäijatega partei juhi ametikohal oli Juri Andropov suhteliselt pikka kasvu. Kui Nikita Hruštšov oli näiteks 159 või 160 sentimeetrit ja Leonid Brežnev 173 sentimeetrit, siis Andropov lausa 182 sentimeetrit. Ja Nõukogude Liidu ühiskonnategelane Georgi Šahnazarov on märkinud ühte huvitavat detaili. Andropov oleks nagu häbenenud oma pikka kasvu. Ta ei ajanud kunagi rinda ette, nagu enesekindlad inimesed enamasti ikka teevad. Ta käis ringi pisut kühmus, mitte ainult häbelikkusest, vaid pigem seepärast, et partei ringkondades oli tavaks väljendada oma tagasihoidlikkust ja see muutus ajapikku lausa inimestele olemuslikuks. Šahnazarov tõi veel ühe näite. Kord vestles ta Andropoviga elavalt, kui äkki helises telefon ja helistajaks oli Nikita Hruštšov, kes oli siis partei liider. Ja nii nagu Šahnazarov hämmastunult märkas, olevat hetkega Andropov muutunud. Elav ja huvitavalt rääkinud inimene muutus justkui soldatiks, kes on valmis täitma ülemuse iga korraldust. Ja Šahnazarov ütles ka seda, et Andropovi hääl muutus alandlikuks ja kuulekaks. Ikka ja jälle on räägitud legende sellest, et Juri Andropovil olla lausa entsüklopeedilised teadmised ja on räägitud ka sellest, et ta valdas vabalt inglise keelt. Aga mida ei olnud, seda ei olnud. Üritas Andropov inglise keelt hakata õppima siis, kui ta oli juba KGB esimees, kuid sellises vanuses ja tema töökoormust arvestades ei tulnud sellest midagi välja. Juri Andropov tegelikult ei tundnud huvi kunsti vastu. Teatris ega kontserdil polnud teda peaaegu mitte kunagi näha ja kui ikka on räägitud, et ta olevat olnud suur džässmuusika austaja, siis tegelikult ta džässi vastu huvi ei tundnud. Nii et see on ka valeinformatsioon. Erinevalt nii mitmeski teisest Nõukogude riigitegelasest Juri Andropov põhimõtteliselt ei suitsetanud, ei joonud ega ka mitte ei karjunud oma alluvate peale, kuid sanatooriumis aeg-ajalt ta endale lubas siiski natukene kuiva veini. Kord käis Andropov Karjalas üle andmas Karjala vabariigile Lenini ordenit. Õhtul toimus Karjala rinde veteranide kokkutulek. Andropovi pitsi kallati termosest teed ja seal pitsis nägi see siis välja, see tee täpselt nagu konjak ja kõik need osavõtjad, selles üritusest osavõtjad olid rõõmsad, et kõrge külaline Kremlist joob meiega konjakit. Juri Andropov laulis väga hästi, ta armastas üldse muusikat, ta teadis peast palju rahva ja kasaka laule. Juri Andropovil oli kirglik armastus hoki vastu ja ta oli Dinamo meeskonna suur pooldaja. Mängis ta ka doominot ja doominomäng oli üldse Nõukogude juhtkonna hulgas väga levinud. Alustades Brežnevist klõbistasid kõik puhkuse ajal meelsasti doominokivikesi. Just Juri Andropov KGB esimehena on selleks meheks, kes andis käsu Adolf Hitleri ja Eva Brauni säilmete lõplikuks hävitamiseks. Asi oli siis selles, et omal ajal oli Ida-Saksamaa territooriumil Brauni ja Hitleri sööstunud surnukehad lausa 2 korda ümber maetud. 1970. aastal anti Nõukogude garnisoni territoorium üle Ida-Saksa võimudele ja 4. aprill 1970 ongi selleks päevaks, mil Andropovi käsul lõplikult põletati Hitler ja Braun ja pärast seda visati tuhk Andropovi käsul jõkke. Muide, selle operatsiooni nimeks oli Arhiiv. 1964 kukutati Brežnevi juhtimisel võimult Nikita Hruštšov ja Hruštšovi nimi kadus Nõukogude avalikkusest aastakümneteks. Kuid oli aeg, mil Andropov lausa 4 silma vestluses olla ühele kolleegile Hruštšovi kohta öelnud lausa vaimustusega. Tema on tõeline kommunist, suure algustähega. Nõukogude Liidu juht Leonid Ilitš Brežnev suri 10. novembril 1982 ja 2 päeva hiljem, ehk siis 12. novembril, valiti Juri Andropov kommunistliku partei keskkomitee pleenumil üksmeelselt Nõukogude Liidu uueks peasekretäriks, partei peasekretäriks ja Andropov ütles ka seltsimeestele tookord siis niimoodi. Ma olen sügavalt liigutatud ja erutatud teie usalduse tõttu, et te valisite minu nii kõrgesse ametisse.
Umbes 1 kuu enne oma surma 1982. aasta oktoobris allkirjastas Brežnev salajase määruse, mille alusel siis tõsteti suhkru ning leiva- ja saiatoodete hinda. Ja see pidi jõustuma siis 1. detsembril 1982 ja sellest määrusest ei teadnud isegi mitte Brežnevi lähedane kaasvõitleja, partei teine sekretär Juri Andropov. 10. novembril Brežnev suri ja pärast seda tutvustati Andropovile seda määrust ja seega siis Andropov pidi oma peasekretäri karjääri alustama sellega, et tema ajal oleks kohe tõstetud leiva hinda. Andropov oli sellest määrusest kuuldes väga nördinud ja ütles, mida te mõtlete? Tuleb uus mees ja hakkab kohe leiva hinda tõstma. See määrus tühistati. Kui Leonid Brežnev 1982. aasta novembris suri, siis Andropovil oli tegelikult ka konkurent peasekretäri ametikohas saamiseks ja see konkurent oli tulevane peasekretär Konstantin Tšernenko. On öeldud seda, et Brežnevil ja Tšernenkol olid nendel aegadel sarnased probleemid. Mõlemad kurtsid unehäireid, mõlemad tarbisid suurtes kogustes tugevaid unerohtusid ja rahusteid, mis nõrgestasid neid sedavõrd, et nad kaotasid tegutsemisvõime. Esmalt ei suutnud nad uinuda, siis nad ei suutnud ärgata. Et sellise seisundiga toime tulla, kasutasid nad sama tugevaid ergutavaid preparaate ja see mõjus nendele meestele niimoodi, et juba nende ajutegevus nõrgenes. 1977. aasta suvel valiti Brežnev NSV Liidu Ülemnõukogu presiidiumi esimeheks ehk sisuliselt riigipeaks. Tšernenko oli siis haiglas ja ta saatis kiiresti Brežnevile kirjaliku õnnitluse ja Brežnev vastas, kallis Kostja. Lugesin suure erutusega sinu õnnitlust seoses minu valimisega NSV Liidu Ülemnõukogu presiidiumi esimeheks. Sinu õnnitlussõnad sel puhul puudutasid ja erutasid mind sügavalt. Dmitri Volkogonov, väga mainekas Nõukogude ajaloolane ja sõjaväelane, kes pärast 1991. aasta sündmusi pääses ligi ka kõige salajasematele poliitbüroo dokumentidele, on väitnud, et tegelikult olla Konstantin Tšernenko pealt kuulanud ka Leonid Brežnevit ennast. Kremli haigla juhataja Tšazov on jätnud meile kirjelduse, mis toimus Leonid Brežnevi majas, kui sinna jõudis Andropov kohale ja Brežnev oli juba surnud. Ta kirjutas siis niimoodi. Andropov võpatas, ta nägu muutus kahvatuks, kui ta nägi surnud Brežnevit. Mul on raske arvata, mida ta sel hetkel võis mõelda. Kas seda, et me kõik oleme surelikud, hoolimata sellest, millises ametis me oleme, seda enam veel tema, raskesti haige inimene, või seda, et nüüd on lähedal see hetk, millest ta oli alati unistanud, tõusta riigi ja partei etteotsa. Nii üllatav, kui see ka ei ole, siis tegelikult meid jääb tänapäevani, kuidas Juri Andropov ja tema eelkäija Brežnev teineteisesse suhtusid. Kõiksuguseid arvamusi ja hinnanguid on palju. Näiteks endine poliitbüroo liige akadeemik Aleksandr Jakovlev on rääkinud seda, et Brežnev lausa kartnud Andropovit, sest Andropov pununud Brežnevi vastu igasuguseid intriige. Andropov olla olnud äravõitu ja püüdnud seetõttu Brežnevit salvata läbi perekonna. Andropov lubanud riigis levitada Brežnevi perekonna kohta igasuguseid kuulujutte, kuid endine Vene KGB esimees Viktor Ivanenko on aga arvanud, et Andropov oli kohutavalt ettevaatlik mees. Ta poleks kunagi kõrgema juhtkonna vastu midagi ette võtta julenud, eriti veel Brežnevi vastu. Ta lihtsalt polnud selline inimene. Andropov lausa kartnud Brežnevit, niimoodi ütles siis KGB esimees. Kui Andropovist sai Nõukogude Liidu boss novembris 1982, siis juba veebruaris 1983 ehk mõni kuu hiljem lakkasid Andropovi neerud täiesti töötamast. Tema nägu oli kahvatu ja hääl kähisev. Talle tehti lõpus siis lausa 2 korda nädalas dialüüsi ja talle jäeti veresoonde torgatud kanüül käsivarde. Juba 1960. aastatel hakkas tasapisi halvenema Andropovi tervis. 1966 pandi ta kliinilisse keskhaiglasse, tal diagnoositi hüpertoonia tõbi ja müokardi infarkt.
arstid soovitasid tunnistada Andropovi täiesti invaliidiks, see oleks tähendanud ka tema poliitilise karjääri lõppu, kuid Andropovi õnneks jõudis kohale noor kardioloog nimega Jevgeni Tšazov, kellest hiljem sai siis Kremli haigla juhataja ja see noor kardioloog jõudis järeldusele, Andropovil ei ole tegelikult infarkti ega hüpertoonia tõbe, vaid kõik tema sümptomid olid tingitud hoopis raskest neeruhaigusest ja põhimõtteliselt võime siis öelda seda, et neeruhaigus viis ka 1984. aastal Andropovi teise ilma. Kord Jugoslaaviasse sõites võttis parteiliider Nikita Hruštšov oma delegatsiooni koosseisus kaasa ka Juri Andropovi. Õhtul, kui Jugoslaavia diktaatori Josip Broz Tito ja Hruštšovi jutud olid aetud, mindi puhkama. Kuid Jugoslaavia mees number 2 või number 3 nimega Aleksandr Rankovitš kutsus Nõukogude delegatsiooni liikmed endaga kaasa öölokaali, kus esinenud ka striptiisitarid. See oli Nõukogude asjameeste jaoks enneolematult eksootiline elamus. Juri Andropov aga kaasa ei läinud, ta vabandas, et olla väsinud. Andropov teadis ju väga hästi, et keskkomitee sekretäril ei sobi käia öölokaalides, eriti veel, kui seal tehakse striptiisi. Ja muide, Andropov ei olevat üldse armastanud neid filme, kus olevat olnud erootilised stseenid. 1. septembril 1983 laskis Juri Andropov müügile uue viina. See viin oli odav ja sellel polnudki nime ja seda hakati siis Andropovi nime järgi kutsuma Andropovkaks. See oli odav, maksis 4 rubla ja 70 kopikat pooleliitrine pudel ja seega oli see 10% odavam kui senine kõige odavam viin, mille nimeks oli Russkaja vodka. Ja rahvas ristis ka venekeelse sõna vodka ümber ehk siis sõna vodka tähtedest moodustati siis väljend Vot on dobrõi kakoi Andropov. Juri Andropov vihkas pettust, vusserdamist ja ahnitsemist, võimulolijate hulgas loomulikult. Ta arendas võitlust privilegeeritud kommunistide vastu, püüdis pidurdada Brežnevi ajal rikastunud nomenklatuuri ja lahti saada varimajandusest. Tema ajal suurte kaupluste direktoreid võeti kriminaalvastutusele. Kohtuotsusel lasti 1984. aastal maha maineka Moskva gastronoomi direktor Juri Sokolov ning ametist tagandati siseminister Nikolai Šolokov ja muide Šolokoviga seoses räägiti omal ajal sellist kuulujuttu, et Šolokovi naine olevat Juri Andropovile kättemaksuks kihutanud oma püstolist kuuli neeru ja sealt saanudki siis neeru hädad alguse. Loomulikult on tegelikult see ainult kuulujutt. Laialt on räägitud seda, et Juri Andropovit olevat kohutavalt vihastanud sahkerdamine Nõukogude Liidu poliitilises juhtkonnas ja Andropov võttis pihtide vahele isegi Usbeki NSV-s toimunu, seal puhkes siis suur puuvillaskandaal. Toona juhtis Usbeki NSV-d selline tegelane, kelle nimeks oli Šaraf Rašidov ja ta oli kehtestanud Usbekistanis lausa klannivõimu. 31. oktoobril 1983 Rašidov suri. Ametlikult oli surma põhjuseks südame atakk, kuid räägiti, et Rašidov olla tegelikult ennast ise enesetapuga oma elu lõpetanud. Kuidas sellega täpselt on, ei teata siiani. Igal juhul Rašidov oli eluajal lausa üle külvatud kõiksuguste ordenite ja tänuavaldustega. Näiteks oli talle omistatud lausa 10 Lenini ordenit. Erinevalt nii mõneski teisest Nõukogude poliitika tegelasest ei olnud Juri Andropovil oma elu jooksul kunagi mingisugust huvi materiaalsete hüvede vastu ja isegi oma perekonna hoidis ta tegelikult askeetlikes raamides ses suhtes. Esimesest abielust oli Juri Andropovil tütar ja poeg ja 2 last oli tal ka teisest abielust ja muide, tema esimesest abielust sündinud poja saatus oli väga traagiline, poeg suri aastal 1975, 35-aastaselt alkoholismi tõttu. See poeg oli hakanud käima vargil, ta oli pandud vangimajja ja pärast vabanemist hakkas ta jooma. Ja selle alkohoolikust poja olemasolu oli tegelikult Nõukogude Liidus suur saladus, mida Juri Andropov üritas kõikjal varjata. Ja muide, oma poja matustel ta ei käinud. Üks Andropovi lastest, poeg Igor, töötas pärast rahvusvaheliste suhete instituudi lõpetamist
paar aastat USA ja Kanada instituudis. Detsembris 1983 rääkis Andropov ühele töötajale nõndamoodi. Mul on teile palve. Teie delegatsioonis töötab ka minu poeg Igor. Ta on hea inimene, aus ja lahke, kuid tema ümber tiirleb kamp muidusööjaid, kes teda joodavad ja segavad tal töötamast. Lööge nad minema, Igor öelnud ise kord nõndamoodi. Tead, Oleg, minu ümber tiirleb hulk inimesi, kuid mina ei saa aru, miks nad minuga sõbrustavad. Kas sellepärast, et ma olen tubli poiss või sellepärast, et mu isa on NLKP Keskkomitee peasekretär? Vastuse saime sellele pärast Andropovi surma. Pärast isa surma ei jäänud Igori kõrvale mitte kedagi. Kõik, kes seni olid tahtnud temaga sõbrustada, pöördusid temast ära. Isegi naine, keda Igor armastas, läks minema. Veel üks näide, kuidas Nõukogude ühiskonnas asjad toimisid. Andropovi pojal Igoril oli tütar Tanja, kes õppis siis toona nimekas Suure teatri koreograafia koolis. Kuni elas vanaisa Juri Andropov, peeti Tanjat heaks, perspektiivikaks tütarlapseks, kes sai ainult 5 ja kellele sõitis järele Volga. Kuid kui Andropov suri, kadus auto, lakkasid naeratamast õpetajannad ning järsku selgus, et meisterlikkuse eest sai Tanja ainult puudulikke ja lõpuks heideti Tanja koolist ka välja. Andropovi viimased elukuud möödusid haiglas Moskvas ja tema tervis halvenes nõndamoodi, et näiteks parteitegelane Jegor Ligatšov kutsuti kord Andropovi juurde haiglasse. Ja nii üllatav, kui see ka ei ole, siis Ligatšov ei tundnud Andropovit ära. Ta on kirjutanud siis niimoodi, et sisenesin palatisse ja nägin, et seal istub keegi mees. Seljas pidžaama, alussärk ja veel mingi kodune rõivaese. Voodi kõrval oli tilguti. Ma arvasin, et see pole Andropov, vaid keegi teine ja mind viiakse siit edasi Andropovi juurde. Kuid siis sain aru, et see ongi Andropov. See oli detsembris 1983. 1983. aasta 16. detsembril, ehk siis natuke vähem kui paar kuud enne Andropovi surma käis veel keegi Andropovi juures, kes on jätnud oma kirjelduse sellest käigust. Palatis istus keegi küüru vajunud, hallide sassis juustega inimene. Alguses ma ei saanud arugi, kes see on. Alles veidi aja pärast taipasin, et see on Juri Andropov. Räägime Nõukogude Liidu juhi Andropovi viimastest elupäevadest. Tema mõlemad neerud olid täielikult lakanud töötamast. Maks ja kopsud lakkasid samuti töötamast. Teda toideti vaid veeni siseselt ja ta nägi natukene vaid ühes silmaga. Oli tihti poolteadvusetus olekus. Viimastel ta elupäevadel tuli ta juurde tema järglane Tšernenko, kes ka ise oli vana ja haige mees. Kremli haigla juhataja Tšazov on meenutanud. See oli kohutav vaatepilt. Voodi kõrval, kus lamas peaaegu teadvusetu Andropov, seisis kahvatu, hingeldav ja segaduses Tšernenko, kes oli vapustatud sellest, millises seisundis on tema sõber ja vastane võimuvõitluses. Andropov suri 9. veebruari 1984 pärast lõunal kell 16.50. 1984. aasta veebruaris avati Sarajevos taliolümpiamängud ja 10. veebruaril 1984 olid lipud langetatud poolde masti. Asi oli siis selles, et Jugoslaavia, kes neid mänge korraldas, mälestas nõndamoodi eelmisel päeval surnud NLKP peasekretäri Juri Andropovit. Nii palju siis huvitavamaid fakte Juri Vladimirovitš Andropovi elust ja tegevusest. Oleksime väga tänulikud ja loeksime huviga ka teie mälestusi ja tähelepanekuid Andropovi elust ja tema ajast. Aitäh!